No emotsioonid on sellised, et mis siis teha, kui Reformierakond, kes siin vallas juba mõnda aega valitseb, tahab ratsa rikkaks saada. Rikkaks soovib Raevald saada seekord kodualuse maamaksuga. Nimelt on siin otsustatud, et maksta tuleb kõigil ning maksusoodustust ei tehta. Raevalla elanikud seda ei mõista ja rahakotti tuleb korralikult kergitada. Kuna õnneks on mul krunt on suhteliselt väike, 1110 ruutmeetrit, siis ma sain sellise summa, et järgmise aasta tuleb mul maksta kuskil mõned eurod vähem kui 300. Aga juba 4 aasta pärast on see summa üle 1000 euro. 150 eurot aastas, aga kui vaadata seda lihtsalt nagu üldisemat pilti, hiljuti tuli automaks, käibemaksu tõusud ja nii edasi, siis jälle mingi 150 juurde ja kui see jääb nii, nagu täna hetkel kokku on lepitud, siis 5 aasta perspektiivis tõuseb see kusagil minu puhul 500 euroni. Maamaksu summa sõltub maa väärtusest, maamaksu määrast, kasvumäärast ja summalisest maksusoodustusest. Määrade üle otsustab kohalik omavalitsus. Rahandusminister Võrklaeva poolt juhitud eelmise aasta suvel võeti siis vastu maamaksu seaduse muudatused, mis sundis kohalike omavalitsusi iga-aastaselt vähemalt 10% maamaksu tõstma. Raevald tegi lihtsalt oluliselt elanike vaenulikumad otsused, tõstis iga-aastaselt 30%, kehtestas peaaegu kõige kõrgema maamaksu määra ja mis kõige olulisem jättis kohalikele elanikele koduluse maamaksu soodustuse kehtestamata. Me oleme teinud arvutused, et me vajame maamaksu soodustuse tegemiseks 2 soodusmäära. Täna seadus ei võimaldab ainult 1. Aga kui me kehtestame 1 soodusmäära näiteks 45 eurot kuu aastas, siis me lõikame pooled elamumaa maksumaksjad ära. Nemad ei peaks siis üldse midagi maksma. Aga hea elukeskkond, mida maamaksust kaetakse, seda kasutavad ju kõik. Ei ole õiglane ega õige, et pooled maksavad, aga kõik kasutavad. Võib-olla kõige valusam ongi see, et kodu inimesele, see on ikkagi niisugune endale ehitatud ja see ei ole mingisugune äriprojekt, et ma saaks aru, kui mul oleks mingisugune teine maatükk, kus mul on, ma ei tea, rendihoone peal või mida iganes on ju. Väga fine, okei, saangi aru, mina teenin tulu, maksan omavalitsusele, aga kodu eest seda maksta, see on lihtsalt tegelikult kõige valusam. Ma saan aru, et siit siis varsti on kallim kõndida kui praegu. Oi, oluliselt, et suisa 500% järgmine aasta kallim, et nii palju tõuseb meil maamaks siin sellel krundi pealt. Ja samamoodi naabritele, et kui seni maksti 0, siis järgmine aasta see on ligi 300 eurot, mõnel 400 eurot. Ja mitme aasta pärast siis juba 1000 rohkem? Ja kuskil 5 aastaga jõuab selle piirkonna maamaks 1000 euroni per kodu ja sealt edasi juba 6-7 aastaga pea 2000 euroni. Erinevad elanikud, eksperdid ja poliitikud on teinud erinevaid arvutusi. Üks on kindel, kõigi arvutuste kohaselt koduomaniku maamaks kasvab. Valla elanikud on selle peale pahased, vallavanema arvutused aga näitavad veidi teisi numbreid. No kahjuks on parempoolsed alustanud siin valimiste eelsel häälte püüdmise eesmärgil hirmutamise ja valedega, et maamaks tõuseb tuhandetes. Tegelikult on järgmise aasta mediaan, elamumaa maamaksu mediaan 44 eurot, mis siis teeb alla 4 euro kuus, mitte mingid 1000 eurod, siis täiesti mõistlik tase. Kogu raha, mis maamaksuga kogutakse, lubab Tõnis Kõiv kasutada Raevalla paremaks muutmiseks. Näiteks koolikohtade ja sportimisvõimaluste loomiseks või pinkide ja prügikastide ostmiseks. Uuel aastal on plaanis muutunud soodusmäärad üle vaadata. Siis selgub, kas saab teha mingeid muudatusi.